hei, see on seal. Hei pelmeenid, mina Teevatel Pessin. Ja see video on teated, suht tähtsad teated. Suht tähtsad teated, jah. Vabandust, mu küüned on natukene mitte parimas korras, aga keda vedib, see pole nii tähtis video. Tegelikult see on tähtis video, aga lihtsalt vaadake seda, palun. Seda on vaja. Ja kui te saate pihta, et minu hääl on natukene veider, siis mul on tegelikult nohu, nii et palun elage üle, aga seda videot on lihtsalt vaja praegu. Selles videos ma pean natukene lihtsalt rääkima asjadest, mis on võib-olla ebaselgeks jäänud. Ilmselgelt on. Ja mida ma pole lihtsalt rääkinud veel. Jee! Ja selle video nimi on teated. Ja need on suht tähtsad teated. Nii et, mis ma seletan, nii et alustame. Ja siin on mitu erinevat teevat. Nii et palun lihtsalt vaadake see video lõpuni, kuna seda vaja, et asjadest mõistaksite. Et te saaksite aru, mis toimub. Mul on nii palju asju vahepeal muutunud ja nii palju asju, mis on tähtsad ja mida inimesed küsivad, et mul on lihtsalt mõttekam teha terve video selle kohta, kuna neid on palju. Nii, esimene asi kohe siis. Mul ta küsisid igavik. Ma laadisin natuke aega tagasi oma filmi Igavik üles, thumbnail on kuskil siin. Ja siis, kui see välja tuli, juba siis, kui treiler välja tuli. Miks mul on tunne, et see video on jälle nende jaoks, kes ei loe kirjeldust? Kuna, enne kui ma hakkan rääkima, inimesed, kirjeldus on videotel põhjusega. Palun lugege seda kirjeldust, see on väga tähtis tegelikult. Seal on väga palju infot, mida te lihtsalt saate teada. Palun lugege seda. See on vajalik lihtsalt. Aga jah, kui Igavik välja tuli, siis hakati, väga paljud ei küsinud seda, aga ikkagi suht paljud küsisid, et millal teine osa tuleb. Aga millegipärast inimesed arvavad, et Igavik on mingi sari või midagi, et seal tulevad osad. Aga ma ei saa, kuidas see ebaselgeks sai jääda, kuna ma panin selle pealkirjas on kirjas Igavik film. Kirjelduses on kirjas Igavik on film. Ma kirjutasin kommentaari, mille ma pinnisin, ehk pinnimine see, et sa näed seda kommentaari, kõik on seda näinud. Ja seal ütleb ka, et Igavik on film. Ma lihtsalt ei mõista, kuidas see ebaselgeks ei jääda. Ma arvasin, et ma tegin selle piisavalt selgeks, aga ilmselgelt mitte. Kahjuks. Nii, lähme nüüd edasi kohe. Kui me oleme juba saarjad juures, siis räägime Elpes Metslasest. Jei. Nii, metslane, ma arvan, et kõik teavad, kes ei tea, siis siin on nagu väike esimese osa thumbnail ja teine osa ja. Jep. Ma arvan, et siis, kui ma seda videot, kui see video, mida te praegu vaatate, see nagu siin hello, et kui see välja tuleb, siis on juba metslane 7. osa väljas. Kuna, ma arvan, kuna ma kavatsen metsas osad ära üles laadida ja seda videot ma ilmselgelt ära ei lae. Aga metsasega on väga palju asju. Ma kirjutasin kirjeldusse, Elpes Metsase 6. osa kirjeldusse ja kommentaaridesse, et metsasosad ei tule enam nii tihti, nagu need on siiamaani tulnud. Ehk igal osal on vähemalt 2 nädalat vahet, kui just kauem ei ole. Ma olen otsustanud, et igal metsasosal on vähemalt 2 nädalat vahet. See on nagu miinimum, et 2 nädalat peab vähemalt möödus olema, enne teil pole mõtet nagu uut osa oodata, kuna 2 põhjust on tegelikult, 2 nagu põhilist põhjust. 1, kool. Ma vihkan kooli. Ja teine põhjus on see, et ma tahan, et see sari kauem kestaks. Kuna ma olen teinud varem ka sarju ja need on kõik väga kiiresti läbi saanud. Kes on siin kauem olnud, need tead. Aga jah, sarjad ei ole väga kaua kestnud ja ma ei taha, et metslane nii kiiresti läbi saaks nagu teised. Jah, seal tuleb veel palju osasi. No mitte väga palju, no suht palju. Jah, aga nii. Ja millegipärast peaaegu iga osa kommentaaridest tuleb vähemalt üks kommentaar, mis küsib, et kas metslane on läbi. Sari ei ole enne läbi, kui on pealkirjas kirjas, et hooaja viimane või sarja viimane või midagi. Enne seda ei ole see läbi. Ma ütlen või kirjutan kuskile, kui see on läbi. Aga ma ei lõpeta seda lihtsalt mingi poole koha pealt ära.
ei, see ei käi niimoodi, see ei ole see, kuidas YouTube töötab. Ja seda tehtakse, aga siis öeldakse, et kui sari on läbi, et see ei jätku või kirjutatakse või midagi sellist vähemalt. Aga lihtsalt teadke, et enne kui te ei näe pealkirjas hooaja viimane või sarja viimane, siis see ei ole läbi. Enne seda see ei ole läbi, kui seda seal kirjas ei ole. Okei, nüüd lähme edasi järgmise sarja juurde. Ui, Natali elu ka siin. Väike thumbnaili pilt. Ma panin Natali elu sarja pausile. Ma ei usu, et kindlasti kõik ei tea Natali elu sarja. See on ka sari, mille ma panin vahepeal pausile. Aga te võite seda vaadata, kui tahate. Jah, võite vaatama minna. Esimesed 2 osa on mu telefoniga filmitud, kuna mul ei olnud siis veel kaamerat, nii et ärge mängida. Aga Natali elu sari tuleb kohe tagasi, kohe varsti ma hakkan uuesti selle osasid tegema. Nii et seda te ei pea enam kaua ootama. Ma loodan. Nii, ja 3. sari. LBS vlogid Hannaga / meisterdamine Hannaga. Jah, ma muutsin selle sarja meisterdamine Hannaga sarjaks, aga sellega on nüüd probleeme. Sari on läbi. Üks osa tuleb veel sellest sarjast, mis on meisterdamine Hannaga, kus ma näitan, kuidas ma teen fake verd. Kuna fake verde videot on nii kaua tahetud, siis ma otsustasin, et ma teen lihtsalt selle ära ja siis on meisterdamine Hannaga läbi ja vlogid Hannaga ka. Hannaga videosid enam ei tule. Ma tean, et Instagramis ma küsisin, et mida te tahate, et ma meisterdaksin ja ma pidin originaalselt narivoodeid tegema. Ma proovisin seda filmida, ma proovisin seda teha, aga see läks täielik katastroof. Te ei kujuta ette, kui halvasti see läks. See oli kohutav lihtsalt. Kuna ma ei oska õpetada meisterdada. Ma ei ole ise ka nii hea meisterdaja. Nii et jah. Teate ka, kuidas need koolikapid lihtsalt on tehtud? Siit need otsad siit reaalselt tulevad nii üles. See on lihtsalt teibi ja liimi hunnik. See ei ole professionaalne meisterdamine. Uskuge mind. Kuna see ilmselgelt ei ole professionaalne. Nii et te võite guugeldada. YouTube'ist otsige DIY LBS punkbed. See on väga palju õpetusvideoid on sellised, nii et te saate ikkagi teha. Aga ja te ei pea väga hästi inglise keelt isegi oskama, te näete, mida see inimene teeb. Nii et ja te saate hakkama, loodan. Ma loodan, et asjad said natukene selgemaks teie jaoks. Nii et jaa. Ja kes vaatas selle video lõpuni, sa oled tõeline fänn. Kuna sa kuulad, mida ma räägin. Mitte ei lähe kohe kommenteerima ja küsima. Sama asja, mida ma olen maininud. Tänan sind, sa oled mu parim sõber! Ma pean selle video tegelikult lõpuni filmima. Aga tänan teid kõiki, et te vaatasite ja zoom in. See oli nii pisike, mitte midagi muutunudki. Aga tänan teid kõiki, et te vaatasite seda videot ja mul on uus outro. Ja näeme teid järgmises videos. Tšau! Hei kõigile, te vaatasite just teemalt LPS-i videot. Loogiline, kuna ma ütlesin seda video alguses ka. Aga siin all natukene on siis joonistusi, mis mul on Instagramis ja LPS Aminos saadetud. Ja kui te tahate ka mulle joonistusi saata, siis mulle väga meeldib neid vaadata. Mul on Instagram ja LPS Amino ja nende mõlemad on teemad LPS. Nii et võite mind followda, kui tahate. Ma olen Instagramis natukene aktiivsem kui LPS Aminos, kuna mulle meeldib see natuke rohkem. Ja ma ei tea, mida ma ütlema pean. Penelope, mida ma ütlema pidin? Penelope, palun aita mind! Tule tagasi. Sa pead selle video lõpetama. Ma ei taha! Ma ei tea, mida öelda. Okei. Siin olen mina ja tänan, et te seda videot vaatasite ja näeme teie järgmises videos. Tänan. Tšau!